rahvas siin Eesti inimene ja täna teen siis uue video, et mul on kass siin ja ma teen mingi unboximise moodi asja. Ma sain siis 2 uut mingit väga imelikku kuubikut ja siis ma mõtlesin, et võiks video teha. Et ma näitan ennem seda, see on tavaline Rubik kuubik, selle ma sain mingi nädal aega tagasi. Ma eBay'st tellisin selle ja see on nüüd poole parem kui minu see vana oli, nii et mu kass läks ka ära ja see on palju parem kui mu eelmine. Nii et nüüd mul on paremad ajad ja mu rekord on praegu 31 sekundit selle lahendamisel. Aga lähme siis lahedamalt asjade juurde, et alustame siis natukene igavamast vist. Selle ma tegin siis karbist lahti ja see on 3x3 mood, et see on põhimõtteliselt sama, mis see, ainult et nojah, nagu näed, siis see on pärreliks tehtud või silindriks. Et see muudab siis kuju, kui ära segada, vaata. Ma segan praegu ära siit suhkalt midagi. Et see näeb päris lahe välja. Aga see ei keera väga hästi, see on halb. See maksis 3 eurot, nii et see on suht ükskõik see keeramine. Mul oli voice crack ka, ma loodan, et keegi ei kuulnud. Igatahes vaata, see näeb mingi väga imelik välja. Mul on siin, vaata, kaamera või telefon, kus ma näen, mida minu kaamera näitab nagu. Nii et ma igaks juhuks panin selle, et siis ma näen, et kuhu mu kaamera näitab, siis on parem. Ja mu kass kraabib ust. No nii, jätkame. Nüüd tuleb siis kõige põnevam osa, vähemalt mulle. Mul pole õrna aimugi, kuidas see keerab, mul pole õrna aimugi, mis see on. Siin ei ole isegi mingi pabereid, lihtsalt see asi. No nii, viskame vastu kardinat selle ja siis võtame ülesse ja paneme laua peale. Nii. Issand, see on nii raske. See keerab nagu nõksudes põhimõtteliselt, vaata. Kas see muudab kuju ka või? Ei muuda. Ma ei tea, miks ma segan seda juba, aga selle lahendamine võib päris lahe olla. Nagu ma ei saa mitte midagi sellest aru. Ja siin on nagu põhimõtteliselt, kui see ühte seda keerata, siis on 3 kohta, kui keerata. Üks on see ja siis on see. Sest siit poole pealt ei saa kuidagi keerata. Jah, nii et see ei ole kuju muutev. Aga see on lahe ikkagi. No, kas ma proovin seda kohe lahendada? Vaata, ma vaatan, kui palju mul kestnud on. 3 minutit. Ma proovin, tegelikult ma lahendan seda ennem. No, mul on selle lahendamisel põhimõtteliselt nii, et ma olen proovinud seda. Ja ma mõnikord lahendan ära selle, mõnikord mitte, nii et kui veab, siis ma lahendan ära. Ja kui ma ära ei lahenda, siis see tähendab, et ma pean seda uuesti segama ja uuesti üritama, sest et ma ei oska ühest olukorrast siit edasi minna. Toda olukorda ei saa juhtuda nagu tavalisel Rubiku kuubikul. Et mul pole õrna aimugi, mida seal teha nagu. Et teen jah, samat viisi suht, mis ma tavalise Rubiku kuubikuga tegin. Et ma tegin vaata risti, nüüd ma panen nurgad, nüüd ma panen küljed. Nii, nüüd on 2 esimest layerit tehtud. Ja tundub, et siin on jälle see asi. Ma lahendan nii kaugel ära, kui ma oskan nagu praegu. Sest et ühest asjast ma siit edasi ei oska saada. Ja, põhimõtteliselt seda ma ei oskagi lahendada. Ma ei oska seda ümber kirjata, see ei saa juhtuda tavalisel Rubiku kuubikul. Et las see jääb sinna ja nüüd ma vaatan seda asja. Ma alustan valgest värvist. Ma proovin. See on nii erinev nagu kõigest teistest asjadest, nii et mul pole, või nagu, ma ei oska seda millegiga võrrelda, aga nii teistsugune. Nii. See on probleem, nii, nüüd teine see.
okei, üks sai poole, kuidas edasi tegema seda? Issand. Kõik võidid 3, 5, 6. 10 liiga. Ei, 11, ma ei tea. Okei, mis ma pean tegema siin? Ma mõelda. Siin on mõelda.